Kui ma lastele kirjutan, siis ma teen seda enamasti mina vormis. Ja see annab mulle suurepärase võimaluse otsida kontakti ja heal juhul ka leida kontakt selle lapsega, selle poisikesega, kes ma ise olen kunagi olnud. Ja katsuda siis ühendusse astuda tema mõtetega, tema tunnetega, tema hirmudega, igasuguste tema emotsioonidega, mitte midagi välja jätmata. Ja siis, kui see on tõepoolest õnnestunud, siis vahel võib juhtuda nii, et ma elan tõesti sellesse kirjutamisse niivõrd sisse, et suurte inimeste maailm minu ümber hakkab tunduma kuidagi groteskne, kuidagi naljakas kogu oma sellise tähtsuse ja tõsidusega ja sellega, mida suurte inimeste maailmat oodatakse. Nii et mingis mõttes ma võib-olla ka natuke heidan nalja või naeruvääristan suurte inimeste maailma lastele kirjutades. No kui me räägime näiteks konkreetselt Pärdi lugudest, siis selle tegelasega oli väga lihtne. Mul oli selline tegelane kodus olemas käepärast. Minu noorem poeg, kes oli nende raamatute kirjutamise või nende lugude kirjutamise aegu just nii 6-7 aastane, ta oli hästi hajameelne poiss. Ta oli hästi seiklusimuline poiss, aga samas ta oli tohutu udupea ja temaga juhtus kogu aeg igasuguseid sekeldusi. Ja ma sain sellest nii palju inspiratsiooni, ma mõtlesin, et seda ei tohi mööda lasta ja ma tahaks kirjutada, aga ma tahaks kirjutada ikkagi niimoodi, et ma teen seda nagu justkui teadvuse vooluna, justkui ikkagi enda läbi elatud või läbielatava kogemusega ja tõepoolest enamikku neist asjadest on juhtunud ka minuga väiksena, näiteks poesabas seismine, passima jäämine, kui isa on kuskil müügisaalis riiulite vahel või siis näiteks bussis oma peatusest mööda sõitmine ja üldse need lood siin raamatus on sellised, mis võiksid olla juhtunud justkui kõikide lastega. Ma mõtlesin, et need võiks olla sellised tõesti hästi universaalsed äpardused ja kimbatused ja olukorrad. No kõigepealt mulle meeldib kirjutada siis, kui ma pean seda tegema, aga see sund ei tule kuskilt väljaspoolt kindlasti. See tuleb pigem sedapidi, et lihtsalt on lugu ja see tahab välja pääseda. Minu igapäevatöö ei ole lastele ega suurtele raamatute või lugude kirjutamine. Ma olen tõlkija igapäevaselt, tõlgin prantsuse keelest raamatuid, keerulisi raamatuid, suurte inimeste raamatuid ja meisterdan. Aga kui ikkagi lugu tahab tulla, siis lool peab tulla laskma ja siis ma ei vali ei aega ega kohta. Mul on kaasas alati vihik ja pastakas. Ma olen selline vanamoodne kirjanik, kes ei kirjuta arvutisse, vaid kirjutab pastakaga lihtsalt koolivihikusse. Ja siis ma istun maha ükskõik kus, kas pargis pingi peale või kohvikus terrassile või jõe äärde, kui ujumas käin ja kirjutan ja siis ma tõesti ei vali ei ka seda aega, et see võib olla hommik või õhtu või öö ja tihtipeale unustan süüa ja magada, kuni siis asi saab tehtud. Ja siis ma siirdun tagasi oma igapäevasesse tõsisesse tõlkija rutiini. No siin on päris mitu asja. Kõigepealt, mis on pööraselt tore, on see, kui sa näed, et see, mida sa oled nii suure naudinguga loonud, kirjutanud, välja mõelnud, fantaseerinud, et see ka teistele korda läheb ja tõepoolest, et seda, mida sa oled kirjutanud, teised on lugenud. Kui ma käin päris tihti koolides raamatukogudes esinemas, siis ma näen, et käed tõusevad ja lapsed on, kui ma näitan neile raamatuid, nad on neid lugenud ja neil on nii palju sellest rääkida ja nad on ise seal edasi fantaseerinud ja see läheb mulle väga sügavalt korda. Teine asi on see, et tänu lastele kirjutamisega, mida ma nüüd olen teinud umbes 10 aastat, on mu tutvusringkond laienenud väga paljude väga põnevate inimeste võrra, kellest enamik on raamatukunstnikud, illustraatorid.
mul on enamikes raamatutes erinevate kunstnike pildid ja nad on teinud mulle pilte ka kuulimängudele ja nad on super toredad inimesed ja ma olen nende tutvuste üle väga tänulik.